palvetame siin alguses ja haarame usus kinni sellest, et Jumal võiks meie vastu kõneleda. Halleluuja, isa, ma tänan sind, et sinu ligiolu on siin paigas, sinu lähedus on siin, isa, ma tänan, et su sõna on meile valguseks, sinu sõna on meile õpetuseks. Isa, ma tänan sind, et me võime kasvada sinu tundmises ja mõista, mis on sinu plaanid ja mis on sinu igatsused. Isa, ma tänan sind Jeesuse nimel. Aamen ja aamen. Kiitus Jumalale. Ma lähen täna edasi selle sama teemaga siis, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Ja ma teen lahti kõigepealt 1. Korintlastele 10:11. Ja kuna ma tegelen lunastuse teemaga, ma vaatasin eelmistel kordadel siis detailsemalt seda, kuidas Vanas Testamendis on neid erinevaid pilte, kus siis, mis räägivad Jeesusest ja räägivad tervenemisest. Ja 1. Korintlastele 10:11 ütleb niimoodi. See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kellele maailma lõpuajad on vastu jõudnud. Siis vana leping on kirjutatud meile ka nii-öelda lugemiseks ja see on eeltähendavalt väga paljud asjad toimumas seal. Ja need on kirjutatud meile ka manitsuseks või julgustuseks, nagu mõni tõlge ütleb ka. Ja meil tasub tegelikult lugeda Jumala sõna, hoolimata sellest, et see on Vana Testament, kuigi et võib-olla mingi osa sellest, ütleme, käsuseadusest ei ole võib-olla midagi sellist, mis me tänasel päeval praktiseerime, aga tegelikult see on ka meie jaoks kasulik just teha neid erinevaid võrdpilte ja neid eeltähendusi selles. Ja nüüd täna tegelikult ma hakkan vaatama osalt sarnaseid asju, mis ma natuke rääkisin ka Pärnus, selle viimasel koosolekul tervenduskoolis, kui ma teenisin haigeid, aga seekord ma rohkem õpetan selles samas baasis. Ja teeme lahti veel 1. Peetruse 2:24. Väga tuntud kirjakoht, väga paljud on seda kindlasti lugenud ja nii mõnegi meist on pähe see kulunud lausa. Ja see ütleb siis niimoodi, viidati siis Jeesusele ja tema risti tööle, kes meie patud ise kandis üles ristipuule oma ihus, et meie pattudele ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. Nüüd see on kirjakoht, mis on väga sarnane tegelikult sellele, mis on Jesaja raamatus 53. peatükis ja salmist 1. Ma vaatan seda ka tegelikult. Ja võiks arvata tegelikult väga võimalik, et Peetrus isegi tsiteerib osaliselt seda. Nüüd 53:1, ma loen seda üsna pikalt selle kogu selle konteksti. Ja ta ütleb niimoodi, Jesaja 53:1, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Jehova käsivars. Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põudsest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu. Me nägime teda, aga tal ei olnud välimust, et oleksime teda ihaldanud. Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silm nagu ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meiega pidasime teda vigaseks, Jumalast pekstuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Jehova laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suu, nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on oma niitjate ees vait. Nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu alt ta võeti ära, aga tema saatus, kes mõtles sellele, sest ta lõigati ära elavate maalt, mu rahva üleastumise pärast tabas teda surm. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga Jehova arvas heaks teda alandada haigustega, kui ta oma hinge on andnud süü ohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Jehova tahe teostub tema läbi. Nüüd
Jesaja 53.1, siin Jesaja esitab ühe väga huvitava küsimuse. Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Jehova käsivars? Nüüd, kui piibel räägib Jumala käest, siis see räägib Jumala ligiolust ja Jumala lähedusest. Ja tegelikult sageli ka just sellest, kuidas selle tõttu siis inimesed saavad terveks, inimesed saavad vabaks. Näiteks Jeesuse surnust üles äratamisega seoses räägitakse ka Jumala käest. Ja see viitab sellele, et Jumala ligiolu tuli tema üle ja sellepärast ta tõusis surnust ülesse. Nüüd huvitav fakt lihtsalt siia vahele, mul tuleb see meelde jälle taas. Jeesuse kohta viidatakse, et ta ajab kurja vaime välja Jumala sõrmega. Nii et selleks, et kurja vaime välja ajada, on vaja sõrme, aga selleks, et inimesi terveks teha või Jeesus surnust üles äratada, on vaja käsivart. Nii et selles mõttes see räägib sellest, et see mõõt või see, nii-öelda see maht on ikka väga suur vahe tegelikult. Nüüd samas ta küsib, kes usub meie kuulutust ja kelle on ilmutud Jehova käsivars. Üks huvitav asi on tegelikult hea vaadata ka just, kuidas Uues Testamendis viidatakse Vanale Testamendile ja missugused elemente sinna juurde tuleb. Ja vaatame paari kirja kohta, mis viitavad nüüd sellele samale fraasile siin, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutud Jehova käsivars. Ja Johannes evangeeliumi 12 ja 37. Johannes evangeelium tsiteerib seda sama kirja kohta. Huvitav on see, et tegelikult seda sama lõiku, mis ma ennem lugesin, on päris mitmetes kohtades piiblis tegelikult tsiteeritud. Nüüd ma usun, et see on põhjusega, sellepärast, et see on väga oluline ja tähtis kirjakoht ja sellepärast seda ka tsiteeritakse päris palju. Johannese 12.37 ütleb. Ehk ta küll palju tunnustähti oli teinud nende nähes, ei uskunud nad siiski temasse. Et läheks täide prohvet Jesaja sõna, mis ta ütles. Issand, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutud issanda käsivars. Sa näed, ta tsiteerib seda sama kirja kohta. Sellepärast nad ei võinud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud, tema on teinud nende silmad pimedaks ja nende südamed kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks ja mina neid parandaksin. See ütles Jesaja, kui ta nägi Jeesuse auhiilgust ja rääkis temast. Me näeme seda, et kui me tahame, et Jumala käsivars võiks olla meile ilmutatud, ehk siis tegelikult, et imed võiksid meie elus sündida, on meil vaja uskuda Jumala sõna kuulutust. Ehk siis meil on vaja teadlik otsus teha, et me tahame kuulata Jumala sõna ja ka uskuda seda. Nüüd uskumine on tegelikult otsus. Üks väga hea näide tegelikult on see, kui uskmatu Toomas, temale räägiti sellest, et Jeesus on surnust üles tõusnud ja tema lihtsalt otsustas, et ma ei usu. Ja nüüd, kui Jeesus talle ilmub ja temaga räägib, siis kui ta näeb teda, siis ta otsustab, et ta usub. Ja me näeme seda, kuidas tegelikult usk on seotud otsusega. Ja muidugi sageli inimesed teevad selle otsuse mingisuguste faktide ja mingisuguste printsiipide põhjal või selles mõttes, mida nad mingist asjast kuulnud on. Aga tegelikult me saame teha otsuse, et me usume. Kui Jumala sõna millestki räägib, siis me ei peaks küsima küsimusi, et aga äkki nii ei ole ja äkki nii ei tööta ja äkki nii ei toimi ja mis iganes. Kui Jumala sõna midagi ütleb ja see on selgelt mitme kirjakohaga kinnitatud, siis me peaksime tegema otsuse, ma otsustan uskuda seda. Nüüd üks asi veel, mis on tarkus tegelikult, see on nüüd jälle sükeste eurooplaste ja tegelikult mitte ainult eurooplaste, kindlasti ameeriklaste, ütleme sükeste haritud kultuuride probleem sageli on see sama, et väga paljud meist, me oleme sellega harjunud, et me oleme valmis uskuma asju alles siis, kui meile on antud selgitus ja kirjeldus sellest, et miks see nii on ja mis see enda taga on ja mis on need põhjused ja siis me otsustame uskuda. Tegelikult usk ei tohiks olla midagi sellist, et see rajaneb sellele, et meil on asi, nagu öeldakse, piisavalt tõestatud. Sest et väga paljud asjad Jumala sõnast, mis meile on räägitud, meil ei pruugi olla kõigi asjade kohta nii detailseid, igasugused nii-öelda
peaaegu teaduslikke tõestusfakte selle asja kohta, aga sellegi poolest me otsustame seda uskuda isegi, kui meil ei ole neid tõestusfakte ette käidud. Sest et Jumala sõna ja Jumala tahe, ütleme selle kaudu ka, on väga selgelt paika pandud ja meil lihtsalt peaksime uskuma ja usaldama seda. Amen. Nüüd vaatame veel Rooma kirjas 10. peatükis ja 13. salmis ka samuti tsiteeritakse seda kirja kohta. Ja siin on ka ühes huvitavas kontekstis. Rooma 10.13. Siin on üks väga tuntud kirjakoht selle juures ka. Ta ütleb, sest igaüks, kes happi hüüab, issanda nime, päästetakse. Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud, kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad. Aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna, sest Jesaja ütleb, issand, kes usub meie kuulutust. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Kui sa vaatad see kontekst, kuhu ta selle paneb, on väga huvitav. Ta ütleb, et aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna, sest Jesaja ütleb, issand, kes usub meie kuulutust. Me näeme, ta võtab siis ühe osa sellest samast salmist, et kes usub meie kuulutust. Näeme seda, et inimesed järelikult teatud situatsioonis ei võta kuulda Jumala sõna. Ja samamoodi on ka tervenemisega. Sest et selles eelmises kirjakohas ta ütleb just, et need südamed on kõvad ja Jumal ei saa neid parandada põhimõtteliselt, võiks öelda. Ja siin sa võid näha ka, et nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Nüüd selleks, et inimene võiks uskuda, tal on vaja kuulda, see on kõige lihtsam printsiip, aga iva on selles, et ta saab, nagu öeldakse, ühe kindla otsuse teha, et ta otsustab uskuda. Niisiis, kes usub meie kuulutust? Nüüd see sama kirjakoht, kui ma lähen Jesaja raamatusse tagasi, Jesaja 53.1, küsitakse ka, et kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutud Jehova käsivars. Ja vastus on tegelikult üsna selge, Jehova käsivars on ilmutud neile, kes otsustavad uskuda. Ehk siis, kes usub, kui on küsitud, siis me võime vastata, mina usun. Nüüd, kui sa vaatad edasi, ma lähen Jesaja 53.2, ja see ütleb, sest ta tõusis meie ees nagu võsuke otse kui juur põutsest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, me nägime teda, aga talle ei olnud välimust, et oleksime teda ihaldanud. Nüüd, siin on üks asi, mis tegelikult me võime näha seda Jeesuse puhul tegelikult ka Uues Testamendis, et millegi pärast ei ole piiblis kirjeldatud meile Jeesuse välimust. Kõik need igasugused pildid, mis temast on maalitud, need on mingisugused kokkuleppelised, ma ei oska öelda isegi, kus need pärit on, kus nad on selle idee võtnud, et Jeesus just sellise välimusega välja nägi. Piiblis meil kirjeldus ei ole. Ei räägita, on väiksed vihjed olemas mingis situatsioonis tema riietusele, aga see on ka ainult selles situatsioonis, kui teda hakati risti lööma. Et nad võtsid tema riided ja siis omavahel viskasid nendega liisku, sest need olid päris väärtuslikud. Ja et kes selle enda saanud ei tahtnud seda lihtsalt puruks tõmmata. Et nii palju me saame tema riietuse kohta natuke teada, rohkem me ei tea midagi tegelikult. Ja nüüd välimust, ei tema juuste pikkust, ei silmade värvi, ei tema keha ehitust, mitte ühegi nende asjade kohta meil ei ole piiblis kirjeldusi olemas. Et selles mõttes need kunstnikud, kes iganes Jeesus siis joonistanud on, ma ei oska öelda, see on mingisugune kokkuleppeline nägu, mis on millegi pärast valitud. Võib-olla, puhtalt ma oletan, võib-olla on see ka selle koha peal, et kunagi keegi võib-olla, kes siis tõeliselt enam nägi, siis ka joonistasid esimesed pildi, siis järgmised joonistasid tema järgi ja ei teadnud. Võib-olla jääb, sest me ei tea. Nüüd, aga kuna see ei ole oluline, siis sellepärast selle tähelepanu ka ei pöörata. Sest et meie suhe Jumalaga ei peaks olema rajatud sellele, missugust Jeesust me näeme. Vahest ka isegi kristlased on selles mõttes natuke naiivsed vahest, et mõtled, kui ma olen kristlane, siis mul peaks kindlasti mõningad pildid olema, Jeesusest pildid kodus seina peal, midagi taolist.
Tegelikult Vana Testamendis on väga selgelt hoiatavad sükse asja eest, mitte niivõrd piltide eest, kuivõrd just nende piltide kummardamise eest. Nii et ma arvan, et altari maal ei ole katastroof nii kaua, kui keegi selle poole ei palveta. Aga ma arvan, et see ei ole ka tingimata vajalik asi. Ma arvan, me ei pane ka siia taha seina peale suurt Jeesuse pilti, sest et see ei ole vajalik selle jaoks, sest meie suhe Jumalaga ei peaks lähtuma sellest, kas mis pilti me näeme või mida iganes. Nüüd see on ka mingi traditsiooniga omal ajal lihtsalt seotud olnud, et nad selle altari maalid panid kunagi. Nüüd, aga me näeme siis teist asja veel, ta ütleb, et ei olnud tal kuju ega ilu. Ja siis viide on väga selgelt see, et tema välimus ei olnud silmatorkav, see ei olnud, nagu öeldakse, kuidagi põnevust tekitav, ta ei olnud mingisugune showman, et nagu kõik vaatasid kohe järgi, nagu ta mööda astus kuskilt, vaid, ja lisaks sellele muidugi seda tasub ka meeles pidada, et ta ei käinud ringi ja see valge oreool ei olnud tema pea ümber. Kui sa kuskil neid pilte näed, siis mind ajavad need muigama väga sageli. Et on mõned situatsioonid, kus Piiblis kirjeldab küll tõesti muutmise mäel, kus see auhiilgus oli nähtav. Aga ka selles situatsioonis ma olen veendunud, et see ei olnud lihtsalt mingisugune ümmargune ring tema pea ümber. See oli võib-olla Jumala auhiilgus, lihtsalt oli ilmutud tema ümber. Aga et selles mõttes, ja lisaks sellele, meil ei tohiks olla ka sükene kuidagi veider mõtlemine sellest, et Jeesus kuidagi nagu kõike, kes nägid, kohe tavasid ära, et see on ju Jeesus. Ei, tema välimus mitte mingil kombel ei reetnud seda, et tema on Jumala poeg. Kogu tema olemus ja tema käitumine mingil kombel ei reetnud seda. Ja isegi kui ta jagas Jumala sõna, siis ta jagas seda sellisel viisil, nagu Jumal talle seda andis. See, et inimesed said terveks, see oli muidugi see asi, mis teda eristas väga paljudest teistest, aga see viis, võib-olla kuidas ta kõneles, see ei pruukinud olla mingisugune tohutu showmani moodi. Tänapäeval ma kuskil kunagi nägin ühte Jeesuse filmi ja see nagu kuidagi niivõrd häiris, sest see Jeesus oli tehtud vastavalt sellele kultuurile, mitte midagi öeldes Ameerika kohta halvasti, aga ta oli tehtud väga ameerikalikuks. Ta oli teatud showman ja emotsionaalne ja erinevad sellised nagu elemendid, mis ütleme, on sealsele kultuurile väga omased, mis sa võid filmides sageli näha. Ja ta oli tehtud just seda nägu ja see ei ole ilmselgelt õige nägu. Amen. Niisiis me näeme tegelikult, tema välimus ei olnud, nagu öeldakse, ei reetnud seda, kes ta tegelikult on. Nüüd teine asi, mis siit veel edasi näha 3. salmis, ta ütleb, et ta oli põlatud ja inimestest hüljatud. Nüüd me näeme seda, et ka ta ei tekitanud inimestest tol hetkel põnevust, selles mõttes ka põnevust just, et nii-öelda nii mõnedki olid negatiivse hoiaku tema suhtes. Me näeme, et oma kodukülas nad olid negatiivse hoiakuga ja Jumal ei saanud ka seal tunnustähti imes nende seas teha. Aga neil oli üks selline nagu eelarvamus tema suhtes. Ta ei olnud nendele väga kuidagi põnevust tekitav. Nii et ja muidugi inimesed halvustasid, rääkisid negatiivselt temast. Ka seda oli, ma ei saa öelda, et kõik, aga seda oli selles mõttes. Nii et see on ka üks asi, mis Piiblis me näeme asju, mida Jeesus kannatas meie eest, aga mida ta kannatas ka meile eeskujuna. Ja näiteks tagakius ja see osa just, mis räägib siin sellest, et teda põlati ja teda nii-öelda ta oli hüljatud ja põlatud. Et see on midagi sellist, millega meid peame ka arvestama, et meil tuleb ka sellega aeg-ajalt kokku puutuda. Et see on inimesed, kes võib-olla on vaimustuses Jumala sõnast ja saavad puutud, saavad terveks, saavad vabaks ja nemad võib-olla hindavad seda. Aga samas võivad olla inimesed, kes on pahased, kes on maruvihased sellest, et see lihtsalt mingisugused nende traditsioone või kombeid ja järgi ja nad nagu tõsiselt pahandavad selle peale. Et see on selles mõttes selline väga huvitav pilt just sellest, et nii-öelda sa võid näha, et vaata, ma loen selle uuesti. Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud valude mees ja haigustega tuttav. Nüüd ta räägib siis ka sellest osast, mis ta ka risti peal juhtus siis. Haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silm ära pööratakse, et ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Nüüd ilmselgelt see viitab ka sellele, et väga võimalik, et kui ta seal risti peal rippus, kuna teda oli pekstud ennem seda, siis ka tema välimus oli selle arvelt ilmselgelt päris kole. Nüüd
üks asi, mis tasuks meeles pidada selle juures ka, et kogu Jeesuse ristisurm ja vahetevahel inimesed nagu näevad seda välist pilti, mis sellega toimus. Näiteks, kui sa vaatad siin ka, 4. salm ütleb niimoodi, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meiega pidasime teda vigaseks Jumalast pekstuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistusi tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Nüüd, kui sa loed seda kirja kohta ja mõtled ainult selle välise pildi peale, kuidas Jeesus risti peal rippus, kuidas need naelad löödi tema kätest läbi ja kuidas seda ennem seda peksti ja kõik see füüsiline nii-öelda see valu, mida ta koges. Aga me peame aru saama, et näiteks kui me lähme tagasi Getsemani aeda, ennem seda, kui Jeesus kinni võeti ja pärast seda ilm ka risti löödi, siis me näeme seal Getsemani aias, ta palvetab ja mitmed piibli kirjakohad viitavad sellele, et kui ta palvetas, siis see oli üks väga tõsine palve. Ja samas minu ka see Luuka evangeelium viitab sellele, et tema higipisarad olid otse kui nii-öelda veri põhimõtteliselt. Et inimene, ta nii-öelda higistas verd põhimõtteliselt. Sa küsid, mis asi see süke on? No need, kes võib-olla on natukene inimese nii-öelda psüühikaga, ütleme, või sükeste asjadega kokku puutunud, ja arstid ütlevad ka seda, et kui inimene on tohutu pinge all ja stressi all, siis süke asi võib tõesti juhtuda. Ja see viitabki sellele, et Jeesus tundis ühte tohutut, nagu oleks see pinget selle risti surma ees. Nüüd mõni võiks küsida, et mille poolest siis see nagu ristisurm, mis temal oli, nagu oli erilisem. Nüüd ka pärast hiljem tegelikult me teame Kristuse ajaloost, ka oli päris palju Jeesuse nii-öelda siis jüngreid, keda löödi ka risti. Sa võid uurida Kristuse ajaloost ja sa võid avastada seda päris mitmeid neid lööd risti tegelikult. Ja nüüd võiks ju nagu mõelda, et nagu, kas siis nüüd see Jeesuse risti löömine, mille poolest see siis erinev oli. See ongi see element, mida me silmadega ei näe. Mis ei ole, nagu öeldakse, see väline kirjeldus, et kõige põhilisem, mis risti peal toimus, ei olnud mitte see väline füüsiline peksmine või siis see sama risti peal rippumine, see naalte kätest läbilöömine, see ei ole kõige põhilisem asi selle asja juures. Sest et siin toimus midagi, mida me silmadega ei näe. Ja see ongi see sama, mida ma tahan siit just välja tuua, mis oli tegelikult isegi olulisem selle kõrval, mis me füüsiliselt silmadega oleks näinud, kui me oleks selle asja kõrval olnud. Nüüd, kui sa vaatad siin, siis ütleb, et 4. salm uuesti, tõepoolest võttis enese peale meie haigust ja kandis meie valusid, meiega pidasime ta vigaseks Jumalast pekstuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Nüüd jätta siia jälle järg vahele, kuna ma tulen siia tagasi. Sa võid näha tegelikult läbi Vana Testamendi, sa võid avastada ühe asja, et haigused tulid inimeste peale sageli karistusena. Ja vaatame korra 5. Moosese 28.15, et sa saaksid sellest paremini aru, mis ma mõtlen selle all. See ei tähenda seda, et kui keegi inimene tänasel päeval on haige, et siis see on karistus tema peal. Aga me näeme seda, et see oli üks viisidest, kuidas Jumal nii-öelda vanas lepingus nii-öelda siis karistus sai siis reaalsuseks inimese elus. 5. Moosese 28.15 ütleb. Ta räägib sõnakuulmatusest siin ja sõnakuulmatuse needusest. Ta ütleb, aga kui sa ei kuula Jehova Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. Sa võid näha, et ta räägib sellest, et kui inimene vanas lepingus ei kuulanud Jumala sõna ja ei elanud selle järgi, siis sellel oli tagajärjed, ehk siis sellel oli kaasas siis ka karistus, mida ta siis ütleb, et kõik need needused tabavad sind. Ja nüüd, kui sa loed siin samas, siis nende kõigi terve suur hulk asju on, mis ta loeb ette, ja siis 27. salmis ta toob välja nende neesuste seas ka haigused. Ütleb, ja Jehova lööb sind Egiptuse paisetega,
katkumuhkudega, kärnadega ja sügelistega, millest sa ei parane. Jehova lööb sind hullumeelsusega, sõgedusega ja meelte segadusega. Ja sa võid leida veel tagapool 61. salmis räägitakse siis ka tervest hulgast erinevatest haigustest, mida isegi seal mainitud ei ole. Aga sa võid näha siis, siin on öeldud just see väljend Jehova lööb. See räägib just sellest samast karistusest, mis oli vanas lepingus, oli ka tegelikult käsuseaduses paigas, et kui inimene oli teinud mingisuguse kuriteo, siis üks viis, kuidas teda karistati, oli ka peksmise läbi. Ja me näeme, kuidas siin Jumal, nagu öeldakse, ka karistas siis haiguste läbi. Miks seda välja toon? Sellepärast, et me näeme seda, et kui Jeesus oli risti peal, lähen tagasi Jesaja raamatusse, 4. salmi, 53 peatükk, ütleb, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Nüüd üks asi, mis selle juures tuleks mõista, on see, et siin ei ole küsimus selles, nagu öeldakse, et see oleks loomulikus mõttes toimunud. Kui sa mõtled kõiki maailma haigusi, sest üks asi, mis sa võid aru saada tegelikult, Jeesuse risti surmas, Jeesus võttis enese peale kõigi inimeste haigused, kes olid ennem risti surma nii-öelda ka haiged olnud ja kes ka pärast risti surma, et see on nii ettepoole kui tahapoole ulatuv asi. Nüüd, ja ilmselgelt see ei saanud olla, nagu öeldakse, loomulikus mõttes, et kõik need haigused olid tema peal füüsiliselt, siis tema ihust ei oleks enam mitte midagi järgi jäänud, kui sa paned kõik maailmas eksisteerivad haigused, paned tema ihu peale ja neid kõik on tema ihu seal lammutamas, siis sellest ihust ei jää mitte midagi järgi. Nüüd ilmselgelt see ei saa olla, nagu öeldakse, loomulikus mõttes haiguste enda peale võtmine, vaid kuna võttis patu enda peale ja sellega koos ka selle põhjuse või selle tagajärjed nii-öelda ja samas võttis ka karistuse enda peale ja sellega ka kaasas käivad ka tagajärjed ehk siis haigused. Ja selles mõttes see ongi sama, nii et see vaimne osa on palju olulisem selle kõrval, mida me silmadega oleks näinud. Ja kui sa oled näiteks väga tuntud film on see Kristuse kannatused. Ma arvan, nii mõnigi enamus oleme näinud seda kindlasti. Ja seal on see pilt, ütleme, on päris võigas, selles mõttes ma isegi mäletan, kui ta meil siin kinodes oli, siis oli nagu hoiatus nii-öelda kirjad juures, et liiga noortele lastele ei ole soovitatav seda vaatama minna, sest et see peksmine, mis seal oli ja kogu see välimus, mis tal on päris võigas tegelikult. Aga iva ongi selles, et vahest sellist asja vaadates me võime tegelikult oma silmist nagu kaotada selle põhilise iva, et see, mis oli nähtav, see ei olnud see põhiline. Ja need füüsilised kannatused ei olnud see põhiline, vaid tegelikult see mittenähtav osa, see, et ta võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valusid, see ei olnud ainult füüsiline kannatus, vaid see oli see vaimselt, ta võttis selle patu enese peale ja ka kõik need, selle nii-öelda, mille pärast haigused said tulla inimeste ellu. Et see on see sama iva just ja see on see sama tegelikult palju suurem koorem kui see füüsiline kannatus. Või see sama, ka samas, kui teda füüsiliselt ennem seda peksti, kui sa vaatad siin, ta kirjeldab seda kamas, just 5. salm ütles seda, ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Kas märkad? Haavati üleastumise pärast. Me näeme siis teda peksti meie nii-öelda patu pärast. Patt on, nagu öeldakse, see ei ole materiaalne asi, eks ju, oma olemuselt. Aga ta võttis selle karistuse peale ja sellega koos siis ka patu enda peale. Ja nii-öelda, kui seda võttis, siis see iga piitsalöök, see tähendas seda, et see tähendas nii-öelda neid haigusi ja samas ka seda pattu, mis läks tema peale. Nii et seal oli üks nähtamatu osa, ehk siis selles mõttes silmadele mitte nähtav osa, just see sama vaimne osa, kus ta võttis need haigused enda peale, võttis selle patu enda peale. Ja see on väga oluline tegelikult selle asja juures seda näha ja mitte niivõrd ainult, mitte seda, et ma nagu kuidagi ükskõikselt suhtuksin sellesse füüsilistesse kannatustesse, aga just, et selle taga on see vaimne asi. Nüüd sa võid näha, siis Jumal karistas siis ka haiguste kaudu ja tegelikult ka vanas lepingus me näeme siis ka peksmise kaudu nii-öelda sai karistus inimestele osaks ja nüüd see sama just, kui ta võttis selle peksmise kaudu enda peale, siis sellega käis kaasas ka see põhjus nii-öelda, miks see inimene sellise nii-öelda pidi saama karistatud.
Nii, ma lähen 6. salmi. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Jehova laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. See on huvitav vaadata just seda, kuidas see kirjakoht nagu vaheldumisi räägib kogu aeg siis nendest süütegudest ja räägib haigustest. Nad on nagu, ta räägib alguses ühest ja siis räägib jälle teisest ja jälle ühest ja jälle teisest. Ja sa võid näha, kuidas Jumal, nagu öeldakse, näeb neid asju koos. Ja kui sa piiblit uurid, tegelikult sa avastad seda, et haigused saiki tulla maailma patu pärast. Ja kui sa kõrvaldad patu, siis sellega sa kõrvaldad ka õiguse haigustel olla inimese elus. Ja sellepärast me näemegi, kui me usume, et Jeesus kandis meie patud risti peal, siis me peame ka uskuma, et ta on kandnud ka meie haigused. Ja tegelikult need asjad kuuluvad meile täpselt samamoodi. Kui inimene ütleb, et isa, anna mulle andeks minu patud, siis see tähendab seda, et ta tahab sind ka kohe terveks teha, kui ta peaks haige olema. Ja me näeme Jeesust ka isegi seda adresseerimas. Ta ütleb, sinu patud on sulle andeks antud, tõuse üles ja kõnni. See oli siis mees, kes lasti tema ette vist, mis läbi katusekivide. Ja me näeme just, kuidas ta seostab seda sama pattude andestust ja tervenemist, kuna need ongi tegelikult omavahel seotud. Ja me ei tohiks nendest asjadest tegelikult üldse nagu eraldi nagu rääkida või neid asju vaadelda, sest need on tegelikult piiblis alati koos. Nii. 7. salm ütleb, teda piinati ja ta alistusega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on oma niitjate ees vait, nõnda ei avanud ta oma suud. Me näeme siis, ta tegelikult tehniliselt ta oleks võinud avada oma suu, öelda, ma ei ole väärt seda karistust. Mulle ei kuulu see karistus, sest ma ei ole midagi teinud sellist ja ta ei olnud seda teinud. Aga ta ei avanud oma suu. Ta oli nii-öelda vait selles olukorras ja lasi sellel karistusel endale osaks saada, sellepärast ta kandiski meie karistuse. Nii, ma laen 8. salmist. Ta ütleb, surve ja kohtu alt võeti ta ära, aga tema saatus, kes mõtles sellele, sest ta lõigati ära elavate maalt, mu rahva üleastumiste pärast tabas teda surm. Sa võid näha jällegi, ta seostab siis üleastumisi ja patte oma vahel ja samas me näeme eespool jällegi räägitakse sellega seoses tervenemisest. Siis ütleb, temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri. Nüüd see on üks asi, mis võib-olla on väga raske pihta saada. Sa märkad, temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde. Nüüd saame aru, see ei räägi jällegi sellest, et tema füüsiline haud oleks olnud siis kurjategijate ja õelate vahel pandud. Vaid see räägib tegelikult sellest samast vaimsest pildist. Inimesed, kes olid, nagu öeldakse, sõnakuulmatud ja uskmatud tegelikult ja ta läks ja võttis nende positsiooni nii-öelda. See on nüüd omaette pikem teema uurida, selles mõttes sa võid ise seda piiblis uurida. See on see sama asendus, see, mida Jeesus tegi meie eest. Tema suri meie eest ja samas ka tema ei surnud meie eest, vaid ka meie surime temaga koos. Ja ta äratati surnust ülesse ja meie ärkasime temaga koos surnust ülesse. Et see on nagu see, mismoodi piibel sellest räägib, võib-olla loogika ei püüa seda kinni, aga see on see, kuidas sa arvestad seda, et sa oled koos temaga surnud ja koos temaga üles tõusnud surnust. Nüüd ütleb aga 10. salm siis. Aga Jehova arvas heaks teda alandada haigustega, kui ta oma hinge on andnud süüohvriks. Saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Jehova tahe teostub tema läbi. Sa võid näha siin tegelikult, ta räägib tegelikult just sellest samast nagu risti lunastustöö, sellest lõpptulemusest, et ta saab näha tulevast sugu. Ja see räägib tegelikult meist, siis nendest, kes on päästetud saanud ja see sama, mis toimus selle tõttu, et ta saab näha tulevast sugu. Ja samas, kuigi et selles kirjakohas ei ole niivõrd detailselt räägitud Jeesuse surnust üles tõusmisest, aga sa võid aru saada see väljend, ta elab kaua ja Jehova tahe teostub tema läbi, siis see ilmselgelt viitab sellele. Sest eelmised kirjakohad räägivad tegelikult tema surmast ja nüüd räägivad sellest, et ta elab kaua.
ilmselgelt ta räägib Jeesuse surnust üles tõusmisest ka selles samas kontekstis. Nii. Üks asi, mis veel vahetevahel inimestel on see küsimus, aga et kui mu elus on midagi valesti, kas Jumal tahab mind terveks teha? Kui mu elus peaks patt olema, nagu vahest mõni ütleb, et kas siis Jumal tahab mind terveks teha? Muuseas tahab. Meil on üks teine kirjakoht, mis on võib-olla isegi paljude jaoks tuntud, on see Jakobuse kirjas, kus räägitakse õliga võidmisest. Ja siis öeldakse, et usupalve päästab tõbise, ja siis ta ütleb järgmise fraasina, ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse talle andeks. Me näeme seda, et kui inimese elu nagu öeldakse, on korrast ära olnud ja kui ta tahab muutuda, siis tema eksimus kustutatakse ja see ei ole enam takistuseks selleks, et ta võiks terveks saada. Sellepärast, et need kaks asja on käsi käes. Seda, kui inimene parandab meelt, siis ka Jumal tahab teda ka terveks teha. Et selles mõttes vahest mõni mõtlevad, aga ma ei ole täiuslikku elu elanud, võiks öelda selle peale, kes meist on. Ja sellegi poolest Jumal tahab, et sa võiksid terveks saada. Nii et see on üks asi, mis tasub meeles pidada, kuna need asjad on käsi käes ja koos, siis see on ka, sa võid näha siin seda sama just. Nüüd see üks oluline asi veel, mille juurde ma lähen siit veel natuke pikemalt, on see sama fraas, kus ütleb tema kohta veel, et ta ei avanud oma suu, 7. salm. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes oma niitjate ees on vait, nõnda ei avanud ta oma suud. Me näeme siis, et ta ei avanud oma suud, ta oleks võinud öelda, see ei kuulu mulle, minul pole põhjust olla haige, või haigusi kanda, või nii-öelda ka seda peksmist kanda või seda karistust kanda, aga ta hoidis oma suu kinni, et seda teha meie eest. Nüüd vaatame veel paar kirja kohta. Tegelikult ühe kirja koha tegelikult, vaatamegi. Mattuse 8.16. Mattuse 8.16. Nüüd see on jällegi üks tsitaat või nii-öelda viide sellele samale kirjakohale. Need on üllatavalt palju tegelikult piiblis. Mattuse 8.16 ütleb, viidates siis, rääkides Jeesusest, ütleb, aga õhtu tulles toodi tema juurde palju seestunuid ja ta ajas vaimud välja sõnaga ja tegi haiget terveks. Me näeme siis, et kurjad vaimud aetakse välja ja inimesed saavad terveks. Ja nüüd 17. salm ütleb väga huvitavalt, et läheks täide, mis on öeldud prohveti Jesaja kaudu. Tema võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved. Nüüd siin on üks asi, mis inimese loogika võib-olla ei suuda sellest aru saada. Ja seda sa pead lihtsalt uskuma. Kas sa märkad seda ajalises mõttes, Jeesus ei olnud ristil veel surnud. Kas pole nii? Aga samas ta ütleb, et läheks täide, mis on öeldud prohveti Jesaja kaudu, tema võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved. Et inimesed saavad terveks seal juba ja juba see tervenemine toimub neile selle tõttu, mida Jeesus saab risti peal tegema. Ja tegelikult sa võid näha otsaga Vanas Testamendis täpselt samamoodi, et Jeesuses Kristuses on see sama tervenemine ka nende jaoks, kuigi nad võib-olla tol hetkel ei teadnud Jeesusest. Ja samamoodi nüüd siis tagasi vaatavalt risti poole meile kuulub ka tervenemine, aga see on sama just, et läheks täide. Ja me näeme, kuidas ta seostab jällegi nii-öelda otseselt just tervenemisega seda. Ta ütleb siis, tema võttis enese peale meie haigust ja kandis meie tõved. Niisiis, et see läheks täige, et see näitas see, et haiged said terveks ja just huvitav on vaadata siin seda juures, et ka kõik said terveks. Kui sa vaatad konteksti, siis tegelikult see on see, mis sa viitab. Ja see sama kirjakoht annab meile õiguse uskuda, et
Jeesus kandis kõigi patud, kandis kõigi haigused ja tahab kõiki terveks teha. Nüüd vaatame Apostlitegude 22, mis on ka üks huvitav kirjakoht, milles on päris huvitav võrdpilt. Apostlite 22. Siin on siis Paulus kuulutamas evangeeliumi ja keegi pahandab tema peale väga tõsiselt siin. Ja selles ei tasu üllatuda, kui keegi sinu peale ka peaks pahandama, kui see evangeeliumi kuulutada. Ta ütleb, sellest sõnast saadik nad kuulasid teda ja siis nad tõstsid oma häält ning ütlesid, hukka niisugune ära maa pealt, tema ei tohi ellu jääda. Ja kui nad kisendasid ja riided seljast kiskusid ning tolmu vastu taevast viskasid, käskis ülempealik teda viia kindlusesse ning ütles, et teda tuleb üle kuulata ja piitsa abil kätte saada, mis süü pärast nad tema peale kisendasid. Aga kui nad tema olid maha sirutanud, et teda rihmadega peksta, ütles Paulus pealikule, kes seal juures seisis, kas teil on luba peksta Rooma kodanikku? Ja pealegi ilma kohtuotsuseta. Kui pealik seda kuulis, läks ta ja teatas seda ülempealikule ning ütles, mis sa nüüd teed? See inimene on ju Rooma kodanik. Siis tuli ülempealik Pauluse juurde ning ütles, ütle mulle, kas sa oled Rooma kodanik? Tema ütles, olen küll. Ja ülempealik vastas, ma olen suure rahaga nõutanud enesele selle Rooma kodakondsuse, et Paulus ütles, aga mina olen sellena sündinud. Siis läksid seda maid tema juurest ära need, kes teda pidid piitsa abil üle kuulama. Ülempealik kartis, kui ta teada sai, et ta on Rooma kodanik ja et ta kinni oli sidunud. Nüüd ma usun, et see lugu on siin meelega piiblisse pandud. Just selle poolest see väga erineb sellest, mis toimus Jeesusega. Nad Jeesuse sidusid ka kinni ja nad teda peksid. Ja piibel ütleb, ta ei avanud oma suu. Aga selles situatsioonis me näeme, et Paulus avas oma suu. Nüüd, mida ta ütles? Siin on kaks väga huvitavat asja, mis nagu on just võrdpildina väga hea vaadata, on see, et ta ütles, et ta on, siis tol hetkel ta ütles, et ta on Rooma kodanik ja ilma nii-öelda kohtumõistmiseta ei ole õigus teda peksta. See on üks asi, mis peaks olema meie jaoks ka üks tunnistus või üks asi, mis me ütleme. Me oleme Jumala riigi kodanikud. Ja kuradil ei ole õigust meid haigustega peksta, sest Jeesus on kandnud meie haigused ja tõved. Ehk siis see on seesama, et sulle ei kuulu haigused, sulle ei kuulu tõved ja sellepärast kellelegi ei õigus sind peksta ilma, et sinule oleks kohut mõistetud selles mõttes ja Jumal on juba selle kohtu selles mõttes mõistnud, et sulle ei kuulu need haigused. Jeesus võttis need enese peale. Ja see on üks asi, mis me peame meeles pidama. Ja see on väga oluline, et me teeme oma suu lahti. Kui meid peaks tabama haigused või peaks tabama mingisugused probleemid, siis see on see väga oluline, et sa ütled, annad teada, mulle ei kuulu see, mulle ei ole õigus seda peale panna. Ja kurat peab taganema ja põgenema sinu juurest ja sinule ei kuulu need haigused. Ja see on väga oluline, et sa avad oma suu, sa mitte ei vaiki, Jeesus vaikis selleks, et sina saaksid sellest osa. Aga nüüd meie ei pea vaikima, et meie peame avama oma suu ja ütlema, mis meile kuulub, ütlema, mis Jumal on meile andnud ja tunnistama ja kuulutama seda julgelt välja, mitte lihtsalt vaikima. See on üks asi, mis on ka jällegi üks nõrkus kristlaste seas. Kui neid tabavad haigused või mingid muud probleemid, siis nad lihtsalt kannatades vaikivad. Kui tema oleks siin vait olnud, oleks peksa saanud. Ta oleks päris kapitaalselt kohe ikka saanud peksa, selles mõttes. Aga kui ta avas suu, see asi oli tehtud. See karistus jäi, talle ei saanud see osaks, tähendab siis. Samamoodi ka meiega, et see on väga oluline, et sa avad oma suu, et sa teadlikult paned paika selle, näitad kuradile koha kätte, mulle ei kuulu see haigus Jeesuse nimel, ma käsin selle lahkuda, ma ei nõustu sellega, see ei kuulu mulle, Jumal on minu ravija, Jumal on mind tervendanud, Jeesus on kandnud minu haigused ja tõved ja see on väga oluline, et sa avad oma suu.
Et sa räägid seda välja, mida Jumal on sulle andnud, mis sulle lunastuse kaudu kuulub. Ja sellepärast on ka see, mis Jeesusega toimus, see toimus meie jaoks. Ta võttis need asjad meie eest ja see on üks huvitav asi, mida tasub, nagu öeldakse, uurida ja süveneda, mis Jeesusega toimus risti peal ja mis selle tõttu toimub meiega. Mäletan, kunagi ma seda kirja kohta lugesin, seda sama just 4. salmi, ma olen siis Jesaja 53. tagasi, mis ütleb, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Ja mäletan, ma olin ühe konkreetse inimese tervenemise suhtes palvetamas ja siis läksin Jumala ette selle sama kirjakohaga just, et Jumal, et ka tema haigused on Jeesuse peale pandud, ka selle inimese haigused, talle kuulub ka tervenemine ja Jumal tahab teda terveks teha. Siis äkitselt minus kerkis üks väga hoopis teistmoodi sõna ülesse, et kui siin on öeldud meie, siis see tähendab, et ka sina oled nende sekka arvatud. Et sa võid julgelt öelda, ta kandnud minu haigused. Mitte ainult meie, et see ei oleks liiga üldine ja selline üldsõnaline su jaoks, vaid sa võid öelda minu haigused. Ja piibli selliseks väga isiklikuks tegemine ei ole mingil kombel meelevaldne või kuidagi selline nagu, kas ikka võib nii päris teha. Veritebin naine on hea näide selle koha pealt, kus tema ütles, et kui mina haaran Jeesuse kuuest kinni, ma saan terveks. Ta oli kuulnud paljusid, kes haarasid Jeesuse kuuest kinni või puutusid teda, kes olid terveks saanud. Või kellele Jeesus pani käsi peale ja nüüd ta otsustas, et see sünnib ka mulle. Ja selleks, et see asi, mis Jumalan sõna tõotab meile, sünniks ka sulle, sul on vaja see sageli isiklikuks teha. See, et sa ütled, see on midagi sellist, mis kuulub mulle, mis on midagi sellist, mis mina otsustan uskuda. Ja see on väga oluline see, et sa haarad sellest kinni ja hakkad seda julgelt rääkima, julgelt välja kuulutama. Amen. Kiitus Jumalale. Kas palvetame siin veel? Halleluja, ma tänan sind, et su sõna on meile hea, see on meile ravimiks ja ma tänan sind, et meile kuulub tervenemine, et Jeesus on kandnud meie haigused ja tõved. Isa, ma tänan sind, et me oleme vabad kõigist haigustest, kui sina oled võtnud Jeesus enese peale meie patud, sa oled võtnud ka meie haigused. Sina hoidsid oma suu kinni ja ei öelnud midagi, aga meie teeme oma suu lahti ja ütleme seda, mis sina oled kinkinud meile. Et Jeesuse haavade vermete läbi on meile tervis tulnud. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid, et me võime julgelt seda öelda iseenda kohta ja kuuluta seda välja ja kuradil ei ole õigus meie peale haigusi panna, meile ei kuulu see karistus, sest et Jeesus on selle karistuse meie eest kandnud. Tänu sulle, Isa, selle eest. Tänu sulle, Isa, täis tervenemise, taastumise ja julguse eest, mis saab iga inimese südamesse pandud. Sinu sõna on meile ravimiks. Amen ja amen. Kiitus Jumalale. Amen.